No nii, tervist, mina olen Tuudur järjekordselt, täna laupäevane päev nagu ikka. Noh, teie jaoks on pühapäev muidugi, noh, pühapäeval väga suurt vahet ei ole muidugi, ainult see võib-olla tõesti, et pühapäeval veel parem hommikul väikse õllelonks teha, nii et no see selleks. Täna tõesti selle asi, et olen kodulinnas Tartus ja tulime vaatama huvitavaid, ütleme siuksi arheoloogilisi maamärke nii-öelda, vanast ajast jäänukeid, ütleme niimoodi. Ja leidsimegi siis kohe kassiorg, võid korra kassiorg näidata ka, kassitoome ja kassiorg on seal. Siin on hästi palju käidud selle kohta rääkida ka mitmeid lugusid, aga tulen praegu tagasi siia selle posti juurde. Et nagu näha kivist ja peal on huvitav needitud, sest hiljem hakati keevitama kõiki asju, kõik needitud raud on peal. Ma ei teagi, mis see konstruktsioon see on, see ikka väga huvitav välja, et kas jooksis mingi asi siit üle, ei tea. Et igal juhul hiljemalt saab see olla siis kuskile 20. sajandi algusest, kui mõni vaataja selle kohta midagi teab, siis punkt number 1, kas te teate siis selle kohta, selle esimese punkti kohta? Ma tean, et üks vaataja mul on, kes alati räägib ajaloolisi kohta, ma loodan, et ka seekord, Peeter, ka sina siis seekord siis tuled välja huvitavad teadmistega selle kohta ka, nii et aga muidugi, lähme vaatame edasi ja võtan teie pealt siit elegantselt äkki Slato kaasa ka. Lähme. No nii, punkt number 2 on siis siin Musumäe kõrval olev sild tegelikult, siin ilusti Repteses ka. Ta ei ole nõukaaegne ometigi, ei ole ikka, see sild on vanem juba. Jällegi, kes teab täpselt, kuna sild ehitati, võib öelda. Toomkirk ise muidugi, mis paistab taustal, noh, tema vanus on tõesti kuskil 14. sajand, 1300 minu arust, kunagi need ehitati toomkirikuid. Aga originaalis, ma ei usu, et ta nii vana on, aga see on huvitav mõte selle sillaga see, et Tartus on ju enamus sildi lähevad üle jõe kõik. Aga see on üks väheseid sildi. Tegelikult on mõned veel raudteejuhtid, isegi mingid jäljed, Süda ja R. Keegi armastab. Äkki Kristjan Rauda võib keegi armastada, võib R-täht Raud. Näed, isegi istekohad tehtud siia, kus saad rahvalt istuda, väikse õlle teha, kes tahab midagi muud ka juua. Et üks väheseid sildi, mis ei lähe üle jõe, siit tegelikult vett alt läbi ei voola. Kui mõtle romantiline jalutuskäik näiteks siin 200 aastat tagasi, näiteks tuled ilus siit, ops, üle silla, õlle on käes ja rahulikult lähed. No nii, jõudsime punkt number 3 juurde, jälle huvitav rist. Nagu ikka, siuke kristlik motiiv jookseb läbi. See on kõik vana, ütleme niimoodi siis. Ma täpselt aastast ei tea, et jällegi see ongi see küsimus, et jällegi, kes teab, rääkige selle kohta. Võib-olla õnnestub meil üks ajaloolane võib-olla siia kaasata mõnda asja kommenteerima, sest muidu tõesti jääb siuke pentsik mulje, et käime küll ringi, aga Tartus aga midagi väga ei tea, nii et selle risti kohta midagi teab, võib rääkida, et kohe siin Toomkiriku nende tornide alumise osa juures ta niimoodi paikneb siin, et rohkem selle kohta praegu hetkel ei olegi, et kes teab, rääkige. Toomkirik siis Tartus isegi hakati 13. sajandi lõpus alles ehitama tegelikult juba, et mitte isegi 14. sajandi ehitati veel, aga 16. sajand alles valmis. See, mis vanasti oli ka raamatu osa nii-öelda. Et see on tegelikult juurde ehitis hiljem tehtud. Kootivõlvid on tegelikult need, mis on siis see originaal ja muidugi need torn, mis on puudu, siin alt uuendatud, see on üles minna ka. Täna viitsin üles ronima. Aga jah, need koti stiilis kirikud, need võlvides, see hästi näha, siuksed ülejäänud lähevad kaaresid keskelt ülevad teravaks, on nüüd iseloomulik koti stiilile ka. Et need on tõesti, on siis hakati juba ja tõesti jah, 13 sajand tegema, et naljakas mõelda sinna. Siin on näha, et siin on parandustöid tehtud ka, aga imelik mõelda jah, et neid kive katsuda siin, et oi, juba mörk laguneb vahel, ei ole hullu. Et nende tõesti siis, ma ei tea siis, 700 aastat mõelge, vanad asjad ja siis olid inimesed siis, elasid siin, käisid ringi oma 700 aastat vanade riietega, käid ringi, sõid, mitte väga sool oli luksus, kulla hinnaga, soola toodi peale panna ei saanud, õlut tehti kuidagi, mõdu ka, lapsed tõid ka õlut, lahjat õlut muidugi, lapsed ära kanget õlut jooke. Nii et siuke huvitav elu siin käis tõesti, katusel peal suured tornid ja võimas värk siin tõesti oli, jah. No nii, järjekordse koha juures siin Toomkirik ju põhimõtteliselt siin varemete all, et varemete, noh ütleme siis ehitis Toomkiriku all, et kui keegi teab nende kohta ka, et mis ehituseks neid kasutati ja kuhu, siis võib ka öelda. No nii, ja järjekordne koht, terve elu enam-vähem Tartus elanud peaaegu, ütleme niimoodi, ja ma alati mõtlen, mis kuradi, vabandust, mis jumala koht see on. Võib-olla tõesti see on kiriku juures, võib-olla siin kuradi sõna võib-olla suhu ei tasu võtta, kuigi kuradi sild on seal, mida võib-olla ka vaatame. Aga igal juhul jällegi punkt number 5 siis, kes teab, mille jaoks ehitatud on, mis asi see on, mida siin tehti, mis otstarbel see tehti. Ma arvan, et see on kuidagi kirikuga seotud äkki mingisugune
kabelimajad on ikka suurem, kabelimaja nii väike ikka ei ole ju. Ja nüüd on tegelikult veel mõned Tartus. Ja üks on seal Vallikraavi tänava all tegelikult veel, samas seal kuradi selle all. Ta on üldse suur. Et on pisike. Nii et päris tõsiselt, ma ei tea nalja, et palun öelge, mis asi see on, siis ma saan lõpuks ometi rahu. See on umbes sama, nagu sa kuuled raadiost väiksena, kuulsid mingi lugu, aga sa interneti ei olnud, said guugelda, mis lugu see oli, siis alles 10 aastat hiles need teada. Mul on praegu sama tunne sellega, nii palun aidake mind sellest välja. No nii, järgmine koht siin Toomemäel, tegelikult natukene võib-olla siukse obskuursuse rajal jätkates, et võib-olla mitte kõige, noh, siin on näha, Pääri ausamas on kohe siin kõrval, on ju, aga seda me ei vaata, see on liiga tavaline meie jaoks, vaatame huvitavaid kohti. Ja näed, siin on siis Morgenstern on siis jah, saksa keeles niisugune relv, hommikutäht minu arust, millega sa olid terava, ümmargune pealt on ju, teravad metallis siuksed asjad olid vist peal, olid see relv vist või? Minu arust oli vist Diablo 2 mäletal oli ka Morgenstern niisugune relv, millega said killida. Igal juhul jällegi öelda, mis asi see on, 13 sajand see kindlasti ei ole, see on uuem kindlasti. Kas ta võib olla kas 20-ndal tehtud või siis tõesti seal mingisugune 1800 midagi. Aga siin tuli ise lähemale, sa juhtisid tähelepanu ennem, et kas need võivad olla kuuliaugud. Et sõda on siin käinud, lahingud ka on ju, et võib-olla on lihtsalt midagi uuristanud. Aga võtta ei teagi jah, et jällegi punkt number 6 selle kohta siis kellegi infot on. Ausalt, ma ei viitsi kõik asju guugeldada, päris huvitav on see, kui keegi räägib otseallikast. Otseallikast ei saa, kõik inimesed on surnud vaadates, kes selle ehituse juures olid, ma arvan. Aga igal jah, teate midagi, siis rääkige. Olgu, edasi. Ja siin kus tegelikult siis peaks olema lai tänav minu arust, mis tuleb jookseb alla Munakivi mõttes, Munakivi tee Toomkiriku juurest. Võtta siis jõerde välja ja avastasime siukse asja. Siin on näha nagu kõh A, kõh L, äkki hakkab A tulema, et kas on mingi hauaplaat või ma ei tea, kellegi köögi tasapinnal, sa ei kirjuta enda nime ju, et tundub nagu, et miks need nimed muidu nagu peal on siin, et täpselt siuke hauaplaadi siuke siledus on tal ka. Võib-olla ehitus kasutati lihtsalt ära mingid vanu hauaplaate surma, sest see tegelikult Toomkirikus oli ka siin maeti inimesi ka kusjuures siis samma kanti tegelikult, et sellest ka paljud inimesed ei tea, aga tegelikult olid siin ka nagu inimestel rääst hauad Toomkiriku juures, et võib-olla tõesti kasutab hauaplaate, siis väsin vanu, ma ei tea, kujuta ette, et ikka asjad võetaks kasutusse ja võib-olla siis tõesti vaadati, et oli lagunenud mingi plaat, et paneme Munakivi teesse selle. Võib ka täiesti vabalt nii olla. Aga jällegi, punkt number 6 või 7, kes teab, siis öelge selle kohta ka. Oleme nüüd Ohvrikivi juures, samas Toomkiriku juures, samas selle ilu silla juures siin, nagu ma ennem näitasin, rääkisin. Ja midagi pole teha. Tuudur ka ohverdab, äkki hakkab lõpuks ometi raha tulema YouTube'ist ka. Nii et paneme siia siis ilusti või panen siia ilusti siis 15 senti, nii et katsun kivi ka. Ma ei tea, kas see käib rituaali juurde muidugi. Äkki võtan ta ära hoopis võimu. Okei, ma annan juurde, ma annan energiat talle. Aps. Niimoodi, keegi on pannud kommi siia, mis on väga ilus touch nii-öelda. Kivi sööb kommi ikka suhkur. Ja nagu näha see kivi pealt ka. Niimoodi on juba siin loodus mänginud, vesi arvatavasti ja kõik siin kliimamõõtused, külm, soe, kõik mõjutavad ja on hakkad kivi katki minema. Siin on ümber siis siuke metallis, siuke hoidja pandud nii-öelda. Kivihoidja. Hea simmi, kivihoidja. Ohvrikivi see tõesti on, siin käidi arvatavasti ohverdamas siis. Ja see tõesti, selle vanus tõesti nüüd, ma arvan, see on samast ajast, kui see Toomkirik võib isegi varem veel isegi. Nii et kivi vanus geoloogilises mõttes on miljoneid aastaid. Sadu miljonid isegi on tegelikult mõned kivi vanad, nii et jällegi, ma olen lolli juttu, geoloogid, palun ärge pahaks pange. Võib-olla mõni kivi on isegi miljard, maa vanus on 3,5, 3,6 miljardit vist midagi sellist või 4,3 miljardit, mul lõpuks sassi. Ma ei tea, kas siin ohverdamas nii ammu käidi, aga igal ju ohvrikivi siin on, et andsingi enda panuse siia. Ja siin taustal liigume kohe praegu edasi. Musumäe siis alumine osa. Üleval oma kallimaga saad siis teha mingid asju, on ju. Ja õllejoojad on siin all, on ju. Ja mina ise arvan, et äkki oli samamoodi siin kandis on veel selliseid sarnaseid asju, mis olid nii-öelda keldritena kasutati. Või et asju külmas hoida kaevati, suur osadega toomast, nii ehk on tehislik, et kaevatud, tehtud need vallid siia asjad. Et võib-olla tõesti siin, ma ei tea, hoiti mingeid asju, et nagu sapri eest või siukse, ma ei tea siis jah, keldri eest veits. Aga samas ma ei tea ka, nii et jällegi keegi 100% teab, mis täpselt see oli, milleks see kasutati. Ja ma mõtlen just nagu, kui ta ehitati siis, et kirjutage jälle. Tegelikult ma praegu vaatan nagu
Seast teha nagu dušid, vaata, üle tuleks vesi, on ju, kosena. Käid nagu pesemas seal all, sellest on hea, üks on naistel, üks meestele. Ja lühemalt on need lastele. Hea mõte. Lähme edasi. Ja nüüd jõudsime siukse kohta, huvitav jälle, see tundub selline, nagu ennem oli ohvrikivi seal, ja siin on pandud need kivid ilusti ringi niimoodi. Et ma arvan, et kui mõni ajaloolane teab, et miks see nii on, et mis oli see eesmärk siin, kas siin ohverdati midagi, kas oli siuke nagu hiie moodi koht, et mis värk sellega on, miks see täpselt kivid ringis on. Aga ajaloolane, sa ei pea sellele vastama, sest see on asi, mida operaator mulle just rääkis ja see on tegelikult teada põhjusel. Kuskil 2000 aasta alguses siin sõbrad, suure tõenäosusega mehed on ju, käisid õlut juua ja nad tõstsid kivid lihtsalt siia niimoodi ringi, et oleks hea ringis istuda. Üks istub, tead, siin väiksema kivi peal, tead, teine siin, kolmas, neljas, viiekesi saad rahulikult siin istuda ja õlut juua ja juttu ajada. Nii et see on hoopis see ajalooline põhjus peaaegu 25 aastat tagasi peaaegu, et miks nad kivid siin ringis on siis ja ka meie jäime õlut siin, nii et selles mõttes ka olime osa ajaloost nii-öelda ja ka see video võib-olla elab 25 aastat edasi, nii et siis vaadake seda hiljem veel ja siis tuleb alles pisar silma. No nii, nüüd oleme EPA klubi, endise EPA klubi muidugi, praegu elavad siin juba inimesed sees. Ma arvan, et enam teavad, kes siin elavad. Et hakkasid ütlema ka, mis vahet seal on tegelikult. On siis näha ka märgid telliste peal, nii et arvates see on siis selle tellise, ma ei tea, tootja oma märk, kuna juba siis tellis oli, ma ei tea, savist tehti, löödi templiga peale juba siia, on ju. Et sellised asju, ma lihtsalt ütlen seda, et sellepärast, et need ei ole ainukesed kohad ja need märgid pole ainukesed. Nii et igal pool vanadel ehitistel võite leida tellistel igast huvitavaid märke. Nii et teinekord käite ringi vanematel ehitistel, siis vaadake telliste peal. Kui huvi on, muidugi sukuse asja vastu paljudel muidugi ei ole. Ma saan aru ka miks, aga siis vaadake telliseid ja leiate huvitavad märke võite leida sealt. Ja võib-olla mõni tõesti on väga obskuurne, huvitav ja ainulaadne. Nii, ja tegelikult veel üks huvitav asi hoonete juures, siuksed reeprid või ütleme siis siuksed maamärgid, mis tegelikult geodeetiliste mõõdistamise jaoks, geodeetilised punktid on põhimõtteliselt need, aga nad on hoonete sees. Et ei ole siin väljas, nagu muidu tavaliselt on kas metallist või on kivist mingi mürakas ja pandi ka hoonete sisse siuksi punkte siia. Et neid võib näha tegelikult veel Tartus ja teinekord teata, siis on tegelikult siukeste mõõdistamise jaoks, geodeetilise mõõdistamise jaoks punktid hoonete sees. Igal nüüd leidsime veel ühe reepri, ma ei tea, öeldakse reeper. Ütleme siis niimoodi, jah, et need on siis tõesti, mul oleks jälle mainimata, et ja muidugi Aleksander aitas välja selle puhastamisega, nii et andeks Aleksander. Et igal juhul 20. sajandi alguses, ma arvan, et see on 20. kuna Tähtvere on siin enamus 20. See muidugi Tähtvere piir jookseb, see on tegelikult Vaksali linnaosa muidugi, ütleme niimoodi, jah, see raudtee asi on siin vanem olnud, aga reeperi tekst on isegi näha, et jällegi geodeetiline punkt siis, ma pakun, et see on 20. ja 1920 üle 100 aasta vana. Ma arvan niimoodi Eesti siis vabariigi ajast, ütleme siis niimoodi, jah, esimene vabariik. Elagu Eesti. No nii, nüüd jõudsin hoopis huvitav maja juurde, tellistest maja. Vanasti oli siin, võib-olla tunned Tartu ära, XS oli vanasti, nüüd on korter elamud. Raudteejaama lähedal, raudteejaama peaaegu vastas. Ja ülemine kord see on uus ehtitud, aga siin telliste peal on näha erinevaid tekste, erinevaid asju. Näiteks, kui me liigume siit ringi, 1900, kas see on nüüd 98 või? Või on 28 äkki see kest, jah, 20 pigem, jah, ma 98 kirjutas. Igal kui me läheme edasi, näete, siin on 1916 vist või, on vist võib olla või? Et see huvitava kalligraafiaga kirjad, siin on tundub mingi uuemad asjad, et huvitavad kivide peal on inimesed kirjutanud aasta arvu 1941 näiteks, näed, teise maailmas, mõtle, teise maailmas seda käis, lahingud olid ka 41 juba Eestis tegelikult ja siis keegi kivi peale, ma teen ta märgi siia. Mina olen siin, kõik tähti ma vene keelt natuke oskan küll, aga ma ei saa täpselt, okei, ei saa kõikidest asjast sellega kohe aru, jah. Et siin on näha veel, liigume edasi siit ja põhimõtteliselt peaaegu üle ühe kivi näed sa siin mingit tekst asju peal. Nii et selline huvitav sein, et kellel huvi on, ma loodan, et naabrid ei pahanda, tulete uurima, mööda seina ringi käima siin. Endine XS, täitsa huvitav koht. Ja meie seiklus jätkub siin raudtee ääres natuke aeg edasi veel ja
tähelepanelik vaataja võib-olla saab aru, millega on tegu nii-öelda aiaposti näol. Ja tegelikult saab kasutada ka kõiki asju ära aiapostiks ja nimelt saab kasutada ka raudteerööpaid. Ja tõesti, tõsi see on, raudteerööpast on kogu selle aia, mis me siit näeme, siit edasi veel. Ja muidugi see pool, mis sinna praegu jääb sellesse, ma ei tea, see on mingi kibuvitsa roosiline, kibus on ka roos, mingi roosiline taim, siin okkaline taim, ja kõik siin läbi katsed uurida. Terve see aed on siis, aiapostid on tehtud siis tõesti raudteerööbastest. Nii et täitsa huvitav nagu, näed, tera, aga ei, et täitsa huvitav mõte jah, et ka raudteerööbastada aiaposti. No nii nagu me videot alustasime tegelikult, mitte me praegu lõpetaks, aga jõudsime tagasi needitud metallini. Siin on näha järjekordsed kohad, kuidas see on siis tehtud. Et ma ei tea, see tundub ka siis, jah. Ja näha isegi raudteerööpad nagu ikka, peal on moodne konteiner muidugi, aga see on selline ajahõlma nii-öelda mattunud siia, aga ka arvan, et selline 20 sajandi algus äkki siis või isegi tegelikult 9. lõpp võib isegi tegelikult olla isegi, ma hakkan praegu mõtlema, et Eestisse võib tulidki alles mingi 1870 äkki peast pakuks midagi sellist. Et raudteega seotud asi see on, raudteega lähedal ka muidugi. Võib-olla on mingi vana konteineri, mingisugune jäänuk või mingisugune asi, et raudteerööbas on ka see peale pandud, aga tõesti siuke muld on ta vajunud. Aga jälle huvitav leid, samast kergustee äärest. Eraomandi siin, ärge sisse minge, nagu oli seal okast oled peale pandud, et ärge tronige siia. Aga siuke ajaloolises mõttes nagu jälle huvitav koht. No nii, raudteega seotud teemad jätkuvad natuke aega veel, nii et midagi vastu vaata. Et jälle siuke huvitav hoone, nii et siuke väike, aga suhteliselt korras. Suhteliselt tegelikult väga jäänud välja uus katus pandud asjad. Et siin arvatavasti praegu midagi muidugi sees vist ei ole. Näed, tavalukk on ees, jah. Kajav sees tühi arvatavasti. Et lukk on ees, jah. Kui keegi teab, mis hoonega tegu on, hea meele kuulaks. No nii, ja meie rännakud jõudsid tegelikult nüüd juba täitsa raudteema välja. Ja seda on näha veel originaal siuke väike jäetud, uuenduskuuri läbinud raudteejaama hoone siis. Originaalsilt jäetud ka 1877, nagu ma ütlesin, raudteejad siis Eestis tekkisid ka. Ja lahe, et tegelikult hoitakse mingid ajalugu elus, et siuke nagu näha ka, et kuidas tegelikult siis välja nägi. Muidugi jah, see ära pesta ilusti ja see punane tellis oleks tegelikult veel ägedam, aga selline oli. Ja muidugi keegi on leidnud siin omavoliliselt markeriga midagi peale kirjutanud. Et see pole ilus muidugi, ärge sodige, jah. Aga jah, 1877 siis raudteejaama siis vanus siin on. Nii nagu ma tegelikult arvasingi. Nii et ega ma tegelikult väga palju aastaarvudega mööda ei pane ka. No nii, siit raudteemast välja tulles edasi kõndides peaks tulema üks huvitav hoone kohe siit vasakult kätt. Ja mis asja? Jole sinna või? Nalja teete või? See oleks jumalast äge hoone oli siin, kus kasutati raudteerööpaid ja kogu raudtee atribuutikat, inventari, ehituseks, maja ehituseks. Mis asja on maha võtnud või? Okei. Et siin on näha isegi, näete. Raudteerööbas siukse vundamendi sisse lausa tugipostiks nii-öelda pandud, et vundamenti koos hoiaks. Ja siukse kohta siin veel. Aga jah, siuke puidust hoone, see oli tehtud halvas seisukorras oli üld, seda möönan tõesti. Aga siin huvitavalt oli siin painutatud ka siukest metalli raudteerööpad siuksest kuidagi katuseks asjadeks ja taheti midagi nagu teha natukene, kasutati ära nagu väga loominguliselt tegelikult ehitusmaterjali, mis kätte saada oli siit raudtee lähedalt. Et siin on veel näha isegi veel, et mingid rööpad on alles siin, aga mis on puit? Ei, see on ikka puit. Ongi need ju puidu, need raudteerööpast ja need vahe asjad, jah. Punane oli see maja minu arust, jah. Et näis, mis asemel tehakse, võib-olla mitte midagi. Ma miskipärast arvan, et võib-olla isegi mingi parklalaadne asi, nagu ikka tavaline tehakse. Paneme asfaldi alla kõik, hull lahe. Ja ma arvan, et liigume edasi raudtee maailmast kuskile muusse maailma. Karlovasse. No nii, ja nüüd tegelikult raudteemaailm jätkub veel, natuke aega edasi, et päris otsas ei saanud. Siin on näha tegelikult Munakivi tee, mis läheb siis mis läheb mööda seda vana mahetud raudset pidi edasi tegelikult ja Munakivi tee vanaks arvatavasti siis mis oligi see põhiteenindav tee nii-öelda siis juures siis inimesed, ma ei tea, tulid rongi peale muidugi raudteejaamast, aga raudteepeatusest, aga
nagu ikka vanasti teed tehti, ei olnud ju asfalti nagu praegu. Loll jutt igal juhul ja siit võib leida metallitükke. Ja näete, siukse tüki leidsin siit maast samast. Metallitükke siin vedeleb igal pool laiali, nii et ja ma ei tea, kas see ei pruugi olla rööpatüks, võib olla täiesti mingi muu asi. Ja nii on, et see kuvitab jah, et tihti inimesi jalutavad siin, mõtled, näed, suvaline tee, aga tegelikult tõesti vana munakivi tee, juba tsaari aegne tegelikult, nii et juba tsaari aegne tee, isegi mitte Eesti aegne, et lahe mõelda jällegi, et 150 aastat vähemalt on tee olnud. Äge! Jälle raudteerööbas kasutatud ehitusmaterjalina. Väga hea.